5-aastalik projekt ja nagu te näete, siis olen oma Kärderi Vibe Fitnessis ja olen siin oma sõbra Hendrikuga, keda te tegelikult olete ka varem meie kanalis näinud, et meie eelnev video leiab siit samast. Aga ühesõnaga täna olen mina siis nii-öelda tema õpipoiss, et teen tema nii-öelda rinnatrenniga kaasa, et mis näeb välja natukene teistmoodi kui minu tavaline trenn, et kasutame siin pikemaid korduseid, drop-sette, superseeriaid, et räägi äkki ise seda teate puuda. Võib-olla jah, kasutame täna kergemaid raskuseid, teeme pikemaid seeriaid. Idee on siis selline, et me teeme püramiidi, aga me alustame kõrgemate kordustega. Alustame tihti 18 kordusega, alustame 24-ga isegi mõnel teisel harjutusel. See on hea selleks, et me saame hea lihastunnetuse ja alati on hea tuua uusi ideid enda kavasse, proovida uusi asju, me oleme mõlemad pikka aega trenni teinud. Kaavame ikka siin sama seda bench pressi ja overhead pressi. Et tegelikult jah, nagu pealt näha need harjustused võivad küll, või selline jõusaali treening võib olla selline väga üksluine, aga sellepärast ongi nüüd toome teile ühed meetodi, kuidas oma trenni siis niimoodi huvitavaks muuta. Ja ühtlasi trenni käigus ka toome välja selliseid 4 meie arust sellist tähtsat asja, mida rinnatreeningus jälgida, ja mida kõrva taha panna, nii et hoidke kõrvad vallal. Teeme nii. Hakkame pihta. Relax. Kuna viimane voice-over oli meie kanalis pigem enne muistsel ajal, siis mõtlesin, et toon need 4 nõuannet just voice-overina välja. Et siis esimene nõuanne oleks see, et rinnalt surudes tuleks raskus kontrollida terve korduse sooritamise jooksul. Tihtipeale näeb saalis sellist egoliftingut, kus lihas on jube vähe aega pinge all ja keskendutakse pigem lihtsalt selle raskuse üles surumisele või üles saamisele. Kuigi tegelikult pinget tuleks siis hoida korduse sooritamise jooksul sees nii raskust tõstes või surudes, kui ka raskust alla lastes, ehk siis selles ekstsentrilises või negatiivses faasis. Et selle läbi on lihas kauem pinge all ja te sooritate harjutust tükk maad efektiivsemalt ja teie lihased samuti tänavad teid hiljem. Niisiis, nõuanne number 2 oleks siis see, et ennem kui te üldse hakkate näiteks rinnalt surumisel kangi pukkidelt üles tõstma, kujutage ette, et teil on abaluu vahel näiteks tennispall ja te peate selle tennispalli nüüd oma abaluudega kokku suruma. See tagab siis selle, et te kasutate oma raskuse üles surumisel eelkõige just rinnalihast, mitte õlga ja ühtlasi hoiab ka õlad nii-öelda tervemana. Ühesõnaga abaluud taha ja alla. Kolmas nõuanne, mida saalis vist kõige valusam vaadata on peale selle, kui keegi jõutõmbeid kõvera seljaga teeb või valesti lihtsalt, on see siis, kui rinnalt surudes hoitakse küünarnukke õlgadega samal joonel ja 90 kraadi all keha suhtes. Et küünarnukid tuleks hoida rohkem nii-öelda sees 45–60 kraadi all kehast ja seda terve liigutuse jooksul. Et sellega te säästate oma õlgu tohutult.
4. ja viimane nõuanne on lühike. Haarake kangist kinni niimoodi, et kang jääb samale joonele teie randmega ja oleks nii-öelda neutraalses asendis, mitte niimoodi taha ulatuv nagu sellel seksika pildil on, mis ma praegu ekraanile panen. Aga ühtlasi aitäh teile vaatamast ja kui teile meeldis selline voiceoveri stiilis video, siis andke sellest palun kommentaarides teada. Aga senikaua likeige, subscribe'ige ja loomulikult kõige tähtsam, sööge kana. Tšau!